Tere! Minu nimi on Teelia Randmäe ja täna ma räägin täiendavalt prokrastineerimisest ning teen teiega praktilise harjutuse. Prokrastineerimise lõpetamiseks teadvusta, et sa prokrastineerid ehk lükkad asjade tegemist edasi. Sul on vaja endale tunnistada, et sa teed seda ja oluline on ka teadvustada, kas sa prokrastineerid seoses ühe asjaga, mitme asjaga või kõigega. Mõtle hoolega läbi, milline võiks olla strateegia, mida kasutada prokrastineerimise lõpetamiseks. Strateegia peab olema põhjalik. Kasuta koputamistehnikat, et nende asjade tegemisega seotud pinged vabastada ja tähelepanu uuesti tegevusele suunata. Koputamistehnika on teaduspõhiselt uuritud tehnika, millega on saadud häid tulemusi nii vaimse kui füüsilise tervise puhul. Näiteks sul on vaja teha konverentsitöö, sa lükkad selle alustamise edasi ehk prokrastineerid, kuid samal ajal teeb see tegemata asi sind ärevaks. Ärevaks võib sind teha ka see, et sa usud, et konverentsitöö tegemine on raske, et sa ei oska seda või et sa ei tea, millest alustada. Koputamistehnika aitab kehal rahuneda ja märgata, milline on sinu sisekõne, ehk mismoodi sa suhtud sellesse konverentsitöösse, iseendasse ja endasse seoses selle konverentsitööga. Näiteks sa võid arvata, et konverentsitöö kui selline polegi nii raske, kuid sinul on liiga vähe oskusi selle tegemiseks. Koputamine aitab sul lihtsamalt märgata ka segajaid. Näiteks võivad segajateks olla sotsiaalmeedia, teleka vaatamine, koduloomad, väikesed õed ja vennad. Mõtle selle peale, mida sa teed, kui saad aru, et prokrastineerid. Kas sa jätkad tegevust või lõpetad selle? Millega prokrastineerid? Võta endale kohe praegu paber ja kirjuta sinna need tegevused, millega sa prokrastineerid. Video pane kirjutamise ajaks pausile. Prokrastineerimise põhjuseks võib olla ka üldine ebaselgus selles, mida ja miks sa oma elus tahad. Kui sinu probleemiks on see, et sul on raske vajaliku tegevusega alustada või sul on raske täielikult keskenduda vajalikule tegevusele, siis pane ka see kirja. Selline nimekiri ja koputusharjutus aitavad sul fookuse suunata kõige tähtsamale. Nagu Jim Kwik on öelnud toredasti, kõige tähtsam on hoida kõige tähtsam. Mis on kõige väiksem samm, mida sa saad teha oma eesmärgi poole astumiseks? Näiteks, kui sa ei viitsi oma hambaid pesta, siis alusta sellest, et pesed kas või ühe hamba. Loe kas või üks lause sellest õppetükist või raamatust. Kirjuta kas või üks lause oma konverentsitöösse, aga tee seda iga päev. Üks näide probleemile keskendumisest on ka selline, et kui sul ei ole enesekindlust keemiatunnis ja sa soovid kõigest hingest jääda õpetaja jaoks nähtamatuks, siis sa võib-olla lahendad seda nii, et peidad ennast eesistuva lapse selja taha. Tegelikult aga peaksid küsima, kuidas sa saad oma keemiaraskuse lahendada nii, et sa ei peaks ennast sinu eesistuva suure poisi selja taha peitma. Paljud usuvad, et tuju peab peale tulema, vastav meeleolu peab olema selleks, et oma kohustuslik ülesanne ära teha. Tegelikult ei pea sul olema mingit inspiratsiooni, et hakata midagi tegema, mida sul on vaja teha. Sul on vaja see asi ära teha ja kõik. Keskendu sellele, kuidas seda teha, mitte sellele, et sul pole tuju seda teha. Keskendumine on nagu muskel. Kui sa seda ei kasuta, siis kaob see sul ära. Või kui sa seda ei treeni, siis see sul ka ei teki. Väga olulisel kohal prokrastineerimise lõpetamisel on muuta endale usutavaks, et su soovitud tulemus on reaalne. Tutvusta endale seda ideed. Kujutle, et sa oled juba saavutanud selle. Näiteks, kui sa tunned lootusetust hiina keelt õppides, siis kujutle ennast seda keelt ladusalt rääkimas hiinlasega. Kujutle, kuidas see sulle tundub, kui sa räägid seda keelt ladusalt, kuidas see tundub, kui sa esitad oma konverentsitöö edukalt või oled hästi sooritanud matemaatikaeksami. Siin on abiks, kui sa ka üldiselt harjutad ennast positiivselt märkama ja meelde jätma. Näiteks tee selline harjutus. Kujutle, kuidas keegi küsib su päeva kohta ja sa vastad talle võrratu. Too talle 3 näidet oma päevast. Miks sa seda võrratuks pead? Näiteks käisid jalutamas, tegid pea ülearustest asjadest tühjaks, mürasid kassiga, suutsid meelde jätta 3 hiina keele kirjamärki ja nii edasi.
Võid ka niipidi mõelda, mis oleks need 3 täna ära tehtud asja, mille eest sa homme oled tänulik. Ja veel üks tõhus ülesanne. Mis on sinu tegemist vajavate tegevuste nimekirjas see üks asi, mis paneb ülejäänud asjad kaduma? Lähme nüüd tagasi selle kujutluse juurde, kui hakkad oma kohustust tegema. Milline emotsioon sinus tekib, kui mõtled oma ülesandele? Kas see on rõõm, lohisemist meenutav tunne, ärevus? Mõõda seda tunnet skaalal 1–10. 10 tähendab, et tunne on väga tugev. Mõõda ka seda, milline on su prokrastineerimise tase skaalal 1–10. Tee 2 tulpa. Ühte märgi, mis sind motiveerib seda ülesannet tegema ning seda motivatsiooni hinda ka skaalal 1–10. Teise tulpa märgi, miks sa seda teha ei taha. Miks sa osutud vastupanu selle tegemisele? Siin võib olla mõnel põhjuseks näiteks hirm, valu, väsimus, teised prioriteedid. Lisa juurde, kui suur on skaalal motiveeritus ja kui suur on vastupanu. Mõtle läbi, mis on halba selles, kui sa ei tee seda ülesannet. Mõtle ka sellele, mis läheks valesti, mis on negatiivne tagajärg, kui sa teed selle ülesande ära. Kas näiteks mõni pereliige oleks pettunud, kui su ülesanne ei õnnestu? Kas sõbrad võivad olla pahased, et sa nendega aega ei veeda? Mõlemal juhul koged kriitikat. Mõtle, kas sul on hirm seda ülesannet teha, sest sa kardad, et midagi võib valesti minna. Mõtle ka sellele, kas on mingi väga konkreetne põhjus, et sa ei suuda seda ülesannet ära teha. Näiteks, kas sa oled laisk, kas sa arvad, et ei ole selle ülesande tegemiseks suuteline? Kas sa osutad ülesande mitte tegemisega vastupanu kellegi või millegi suhtes? Näiteks võib poiss mitte teha referaati, sest tal on halb suhe õpetajaga ja sel moel ta näitab oma protesti. Aga võib-olla on asi selles, et enamuse ajast on inimene hõivatud kohustustega ja nii väga tahaks aega enda jaoks ning sel põhjusel lükkab mingi töö tegemine edasi. Tunneta, mis tunded on sinus, kui mõtled selle ülesande alustamise või lõpetamise peale. Kas sinus on ärevust? Aga võib-olla tunned kurnatust. Nii, see oli nüüd põhjuste pool. Nüüd mõtle motivatsiooni poole peale. Tunneta endas, mida sa tunneksid, kui see ülesanne on juba tehtud. Kas sa tunneksid kergendustunnet? Oleksid elevil? Proovi kohe praegu tunnetada, mismoodi see oleks, kui see ülesanne on juba valmis. Kaelast ära. Kas sul oleks sellest materiaalses mõttes kasu? Mis kasu sul oleks sellest, mida head keegi ütleks sulle, kui su töö on valmis? Kes on sinu üle uhke siis, kui see on tehtud? Järgmiseks tutvustan lühidalt koputamistehnikat ja peale seda asumegi koputusharjutuse juurde. Koputamistehnikat on teaduslikult uuritud juba üsna kaua aega ja on leitud, et sellest on märkimisväärne abi mitmete terviseseisundite puhul, alates ärevusest kuni kaalulangetuse ja füüsilise valuni välja. On teada, et stressreaktsioon saab alguse ajumandelkehas ehk amügdalas. Paremal oleval pildil on näha ka amügdala asukoht ajus. Amügdal asub oimusagaras ning see närvirakkude kogum on osa limbilisest süsteemist. Limbiline süsteem on meie emotsioonide ja pikaajalise mälu allikas ja seal kodeeritakse ka negatiivsed kogemused. Näiteks lapsena saadud halb kogemus võib amügdalat programmeerida nii, et see annab häiret iga kord, kui edaspidi midagi sarnast juhtub. Kui näiteks 3. klassis naerdi sinu üle sellepärast, et ajasid midagi sassi, siis edaspidi võib su meel ja keha seostada inimeste ees rääkimist ohuolukorraga ning piisab ainuüksi sellele mõtlemisest, kui amügdala muutub aktiivseks. Ja on teada, et stressihormoon langeb vähemalt 43% peale tunni ajast koputamisharjutust. Ja nüüd teeme koputusharjutuse prokrastineerimise lõpetamiseks. Koputamist alustatakse koputades ühe käe 4 sõrmega teise käe välisküljele. Sa võid koputada ainult ühele käele, kuid võid ka kätt vahetada ja koputada teisele käele. Sealt edasi koputatakse mõlema käe sõrmega kulmu sisenurkadele,
järgmiseks 2 sõrmega silma välisnurkadele, seejärel 2 sõrmega silma all, nina all, lõua all, rangluu all, terve peopesaga kaela all ning 5 sõrmega kergelt ringitades pealael. Koputamise ajal mõtle sina oma konkreetsele teemale, millega prokrastineerid. Koputa sellele punktile, mida ma nimetan ning ütle mõttes kaasa või vasta mõttes esitatud küsimusele. Mõnel juhul ma esitan lause esimese poole ja sina lihtsalt täidad oma mõttes lünga. Sa võid harjutust teha oma mõttes lauseid öeldes või võid need ka valjul häälel välja öelda. Alustame harjutusega. Alusta koputamist käe välisküljel. Kuigi minus on nii palju vastupanu selle asja tegemiseks, siis ma teadvustan seda ja tunnistan, et see vastupanu on minus olemas. Koputa jätkuvalt käel. Kuigi minus on väga suur vastumeelsus midagi ette võtta selle asja lahendamiseks, nii palju vastumeelsust keskendumise ees, siis ma tunnistan seda endale ja aktsepteerin seda tunnet ikkagi. Ja veel kord käel. Kuigi see viib mind pingesse, et minus on vastumeelsus ja ma tõesti tahan leida võimaluse keskendumiseks, siis ma teadvustan seda ja tunnistan endale, kuidas ma ennast praegu tunnen. Kulm. Mõtle sellele, mis on sinu ülesande lõpetamise halb pool ja korda minu järgi täites ise lünga. Halb külg selle ülesande ärategemisel on, ja lisa nüüd see, mis sinu arvates on selle ülesande ärategemise halb külg. Silmanurk. Kui ma ülesandega läbi kukun, siis ma tunnen ennast ja lisa see tunne. Silma all. Kui ma läbi kukun, siis see, kes mind kritiseerib, on ja täida lünk. Nina all. Kui ma teen selle edukalt ära, siis see, kes mind arvustab, on lõug. Ma ei saa seda ülesannet ära teha, sest rangluu all. Ma ei saa seda ülesannet ära teha, sest ma olen kaenla all. Ma mässan selle ülesande tegemise vastu. Pealagi. Ma mässan sellepärast, et kulmu sisenurk. Ma ei taha seda ülesannet ära teha, sest ma kardan, et silmanurk. Ma lihtsalt ei suuda keskenduda, sest silma all. Mu kehas on nii palju vastumeelsust. Nina all. Ma ei suuda midagi ette võtta, et selle ülesandega edasi liikuda. Lõual. Ma lihtsalt prokrastineerin kogu aeg. Rangluu all. Ma tõesti tahan ära teha selle ülesande. Kaenla all. Või vähemalt osa minust tahab selle ülesande ära teha. Pealael. Osa minust hoiab mind tagasi. Kulmu sisenurk. Mul on hirmud. Silmanurk. Ma muretsen selle pärast, mida teised mõtlevad või ütlevad. Silma all. Nii et ma hoian ennast tagasi. Nina all. Minu kehas on nii palju vastumeelsust. Lõug. Aga ma tahan leida viisi, kuidas seda oma kehast vabastada. Rangluu all. Nii et ma valin praegu rahulikult hingata ja lõdvestuda. Kaenla all, teades, et kõik on turvaline. Pealael. Ma ei pea muretsema selle pärast, mida teised mõtlevad. Kulmunurk. Või ma võin vähemalt lasta sellel stressil minna, mis tekib teiste arvamusele mõeldes.
silmanurk. Ma tunnen ennast turvaliselt selle ülesandega edasi toimetamisel. Silma all. Ma suudan seda saavutada. Nina all. Ma saan sellega hakkama. Lõual. Ma ei ole küll alati keskendunud. Ranglu all, kuid ma saan aru, kui ma prokrastineerin. Kaenla all. Ja ma saan koputada, et see prokrastineerimine vabastada. Pealael. Ma lasen vabaks segajad ja prokrastineerimise. Kulmunurk. Ma lasen vabaks kogu vastupanu oma kehas. Silmanurk. Kui ma lõpetan selle ülesande, siis ma tunnen ja täida lünk. Silma all. Selle ülesande lõpetamise hea külg on ja täida lünk. Nina all. Kui ma lõpetan selle ülesande, siis ma saan ja täida lünk. Mida sa saad või saavutad? Lõual. Kui ma teen selle ülesande ära, siis kõige uhkem on minu üle ja täida lünk. Ranglu all. Kui ma lõpetan selle ülesande, siis ma tunnen täida lünk. Kaenla all. Ma tean, et ma suudan selle ülesande lõpetada, sest täida lünk. Pealael. Ma ei pea enam vastumeelsust tundma ega mässama. Ma valin selle ülesande lõpetamise. Kulmunurk. Ma valin tegutseda. Silmanurk. Ja vabastan kõik hirmud, mis mul on. Silma all. Minus on kõike piisavalt, et see ülesanne lõpetada. Nina all. Ma võin selle ülesande tegemisega edasi liikuda. Lõual. Nii hea on olla, kui see ülesanne saab tehtud. Ja tee näole naeratus. Ranglu all. See vabastab nii palju stressi ja ärevust mu kehast. Kaenla all. Ma olen nii elevil sellepärast, et ma saan selle ülesande tehtud. Pealael. Ma olen turvaliselt hoitud, kõik on hästi, kui saan selle tehtud. Kulmunurk. Ma valin hakata tegutsema nüüd. Silmanurk. Ja liigun oma eluga edasi. Silma all. Selles suunas, kuhu ma tahan. Nina all. Ma saan seda teha nüüd. Lõual. Ma valin tegutseda nüüd. Ranglu all. Teades, et see on turvaline edasi liikuda. Kaenla all. Ja turvaline on olla elevil sellepärast, et saan ülesande tehtud. Pealael. Ma olen turvaliselt hoitud. Nüüd lõpeta koputamine. Hinga sügavalt sisse ja välja. Märka, mis mõtted ja tunded koputamise ajal tekkisid. Nüüd vaata oma vastupanu nimekirja, kui suur on sinu vastupanu nüüd ja vaata oma motivatsiooninumbrit, kui suur see on nüüd. Vajadusel tee koputamisharjutus uuesti. Head tegutsemist. Tänan tähelepanu eest ja kohtume järgmine kord.